Tere! Käesolevas videos vaatame kiirelt, kuidas käib põhivarade elulugu Airplay Booksis. Me ei keskendu siin sellele, kuidas põhivarasid arvele võtta ja nii edasi, sellepärast et need on kaetud teistes juhendites, mille leiate selle video kirjelduse alt. Ma lähen lihtsalt ostan endale näiteks arvutifirma käest eelmine aasta maikuus 2 arvutit, arvuti 1, arvuti 2, üks on 1000 eurot, teine on 800 eurot. Kui ma nüüd lähen amortisatsiooni arvestama, siis me näeme siin, et nagu nende eluiga oleks 60 kuud. Mina tahan, et see oleks aga 24 kuud, seetõttu ma lähen väljaminekud ostu-müügi artiklid ja panen, et võtame põhivarad välja. Panen, et nende eluiga on 24 kuud. Mind ei huvita teine amortisatsiooni konto, ma tahan, et nad läheks kõik ühele ja samale kontoaktiiva kontole. Ja ma panen, et nende müük käib muu äritulu peale. Nii. Igakuine arvestamine käib RMP arvutamortisatsiooni. Näiteks ma lähen teen ära juuni, 30 juuni 2015, siia ma panen kandekuupäeva. Mulle kõik see sobib, seetõttu ma saan salvestada. Juulis on samamoodi teha, 07.2015 ja nii edasi. Oletame, et ma olen nüüd ära teinud kuni maikuuni. Nüüd maikuus hakkab igasuguseid asju juhtuma 2016. Näiteks hakkab juhtuma see, et arvuti 1 kukkus maha ja läks lõhki. Peame ta täielikult maha kandma. Seetõttu ma lähen RMP arvutamortisatsiooni ja ma tahan tegeleda ainult selle arvuti 1-ga. Selleks, et teised eemaldada siit, ma saan valida selle ja vajutada Ctrl D. Või ma saan valida selle ja vajutada siit eemalda. See ei kustuta seda kuskilt raamatupidamiskannetest, vaid see lihtsalt eemaldab selle siit nimekirjast. Nii. Nüüd see juhtus, ütleme, teine mai. Ja ma pean selle nüüd siia täissummas kirjutama, mis on järgmisena 916,67. Ja veel kord, ma ei teinud ära augustit ja maikuud, augustit kuni aprill 2016 amortisatsiooni kanded, lihtsalt eeldame, et need on tehtud. Debet-konto võiks ära muuta sellepärast, et see ei ole lihtne põhivara amortisatsiooni kulu, vaid see on põhivara müügist ja likvideerimisest. Võiks olla see näiteks kulukonto. Kui teil on midagi muud, saate ise valida, lihtsalt teate, et siit saate seda muuta. Nii, salvestame ära ja lähme vaatame, võtame uuesti amortisatsiooni lahti ja me näeme, et selle väejääkväärtus on 0. Seetõttu ta siin jääbki nagu nullina ülesse. Kui me ei taha teda enam siin näha, siis me lihtsalt võime minna ostu-müügi artiklite alla ja panna tema tüübiks, et ta ei ole enam põhivara, vaid ta on teenus. Aga kui see ei häiri teid sellepärast, et ta sellest mingit kandeid ei tee, siis las ta olla siin. Nüüd oletame, et 10. mail me müüme arvuti 2 maha. Seetõttu ma lähen teen müügitehingu. Müügiarve. Ma müün näiteks uus klient OÜ. Müün maha selle arvuti 2 ja oletame, et ma saan ta müüdud soetushinnaga mingi ime läbi. Ja hea oleks muidugi siit vaadata üle, muud äritulud, see kõik klapib. Nüüd me peame selle bilansist ka maha saama. Selleks, et Airplay Booksis oleks asi õigesti tehtud, ma lähen nüüd kannan ta täielikult maha. Ma võtan arvutamortisatsiooni ja panen, et ma unustasin siin panna, et see oli 10, mis sellest ma rääkisin. Nii, paneme nüüd 10. Ja siia ma panen täissumma 733,33. Nii, nüüd kui ma lähen vaatan oma bilanssi, ma vabandan, et see inglise keeles on, lihtsalt selle ettevõtte seadistus on inglise keeles. Siin on näha, et meil on nad mõlemad siin olemas, aga neid enam siin ei tohiks olla. Ma võiksin nad muidugi eraldi kanda nulli, aga see ei ole hetkel tähtis.
palju ma sain kasumit sellest müügitehingust. Kas kasum või kahjum vahet ei ole, selle te saate ise välja arvestada. Nii, aga siin on see summa, ma näen, et see on võrreldes 866,66. Seetõttu ma võtan selle müügiarve kande siit lahti ja panen, et ma sain, mis konto see mul on, kasum põhivara müügist on 66,66 ja siis muud äritulud väheneb 66 võrra. Nii. Lisaks ma võin siia samma kirjutada selle põhivara jääkväärtuse vähendamise. Seda ma võin muidugi eraldi ka teha. RMP uskanne. Ja panen ta siit masinad ja seadmed. Masinad ja seadmed kulum. Masinad ja seadmed väheneb 1800. Ja see väheneb. Või suureneb 1800. Nii, kui me nüüd vaatame saldo aruannet. Masinad ja seadmed on lõpuks nullis, niimoodi nagu peab. Siis tulude all on mul, ma sain kasumit ja mingid muud äritulu. Kõik tundub okei olevat. Ja kui ma lähen arvutama amortisatsiooni, nad on siin ikka üleval, sellepärast et ostumüügi artiklite all nende tüüp on põhivara. Kui ma muudan nad ära, panen nad teenuseks, siis enam siin ei ole midagi, nii nagu eeldasime. Kui te saite kahjumit põhivarast, siis mu panete lihtsalt vastava konto ja asi kombes. Aitäh vaatamast, ehk oli abi.